UVB76 on signaal, mis koostub raadiosagedusel 4625 kHz. See tundmatu signaal koostub 25 korda minutis, 24 tundi ööpäevas ning on töötanud juba 45 aastat. Esimesed viited signaalile tulevad aastast 1973 ning aastatega on muutunud signaali toon ja kiirus. Antud signaal kostub tuhandete kilomeetrite kaugusele, mistõttu on selle üleval hoidmise kulu kõrge ning võib eeldada, et sellel on sõjaline põhjus. Harva kostuvad sagedusel tundmatud venekeelsed nimed ja numbrid, millest tulenevad koodid. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 85, 343. Константин, Роман, Иван, Николай, Ульяна, Михаил. 01, 48, 04, 95. Enne koodide ülekandeid on kuulda nime UVB76, kus raadiojaam oma nime saab. Aastal 2010 muutus kutsungi nimeks MDŽB ja selle viimaseks nimeks on muudetud aastal 2016 ŽUOZ. Signaali asukohta on üritatud tuvastada. On avastatud, et kunagi asus raadiojaam Loski küla läheduses. Uurijate sõnul leiti sealt vana sõjaväe raadiojaam, kus olid ka logid viitamaks UVB sagedustel signaali edastamisest. Arvatakse, et pärast Loskit kolis jaam Moskva lähedusse ja lahkus sealt 2010 aastal. Hetkeseisuga on raadiojaama asukoht täpselt teadmata, kuid tõenäoliselt asub ta mitte kaugel Eestist. Õhku jääb siiski küsimus, et miks kulutatakse nii suuri rahalisi summasid sellele operatsioonile. Vandenõuteoristid arvavad, et tegu on nii-öelda surnud inimese lülitiga, ehk suurema tuumarünnaku korral annab raadiosignaali automaatseks vasturünnakuks. Teised teooriad viitavad sellele, et tegu on sõjaväe varuraadioga ning signaal kostub selleks, et keegi teine seda sagedust ei kasutaks. Venemaa enda sõnul on tegu hoopis ionosfääri muudatusi uuriva observatooriumiga. Tänan, et vaatasite!